Meie koolimaja taasavamine algas aktusega, kus esinesid meie 56-aastase kooli vilistlased. Nad meenutasid seiku ja väärtusi, mida nad on koolist kaasa saanud ja soovisid oma kallile koolile tulevikuks jõudu ja edu. Unistav sarm, sinu unistav sarm, sooja mu arm, minu sooja mu arm. See on ju igatsus hüperboloid, insener Kaarini hüperboloid, insener Kaarini hüperboloid. See maja, kust me lahkusime, oli tõepoolest oma ressurssi ammendanud. Ja see maja, kuhu me nüüd siseneme, on vastukaaluks miljoni võimaluse maja. Need muutused on nii põhjalikud ja lisaks koolimajale on ju ka välja ehitatud kooli välialad. Nii et eriti praegu, kui me räägime õues õppimise tähtsusest, siis on selleks väga head võimalused sportimiseks. Ja mis on tähtis, Annelina gümnaasium on kogukonnakeskus. Nii et siin on võimalusi tegutseda nii koolitundide ajal kui ka pärast õppetööd. Siin on arvestatud, et selles majas hakkavad õppima 7-aastased ja 17-aastased. Seetõttu võib lühidalt öelda, et see on mitmekesine maja. Võib öelda lihtsalt, see koolimaja on väga ilus. Me teeme kõik selleks, et kooliaasta hakkaks hästi tavaliselt. Me tahame tulla 2. septembril kooli täies koosseisus, kõik 971 õpilast. Meie eeldus on, et meie lapsevanemad on vastutustundlikud täiskasvanud, kes teevad kõik selleks, et viirus oma perest eemale hoida. Ja kool teeb seda sama. On 3 lihtsat reeglit. Esimene, kui lapsel on kõige väiksematki haigusnähud, peab laps koju jääma. Teiseks, kui on võimalik tulla kooli jalgsi või jalgrattaga, Tartu linn on kompaktne, sobilik linn nõnda liikumiseks, siis tuleks seda võimalust kasutada. Ja kolmandaks, väga lihtne, peske käsi. Kui käed on pestud, siis on ka haigestumise risk väike.